käik podcasti toob teieni Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. 6. käigu stuudios on taas Raul Oessar ja Karl Kruda ja sarnaselt sellele Lõuna-Ameerika tripile, siis, kus nägime rallit nii Argentiinas kui Tšiilis, on siis ka Portugal ja Sardiinia, nagu inglise keeles öeldakse, linked või siis seotud rallid, mis tähendab, et nad toimuvad vaid 2 nädalase vahega ja just seetõttu oleme siin teie kõrvades taas meie suhteliselt lühikese vahega ja hakkame seda ralli asja taas arutama. Täpselt nii, tervitused ka minu poolt. Hea on olla siin saates tagasi nii lühikese aja vältel, et viimasel rallil juhtus meil nii mõndagi ja tegelikult lõppes ju see meile kõigile väga-väga positiivselt ja nüüd me oleme jõudnud etapile, kus tegelikult on meie meestele just õnn naeratanud võib-olla kõige rohkem ja esmakordselt, et see aasta on siis siuke aasta, et see on Ott Tänaku 100 MM start. Ott oli esimest korda poodiumil Sardiinias 2012 koos Kulder Sikuga ja lisaks ta võttis oma esimese karjäärivõidu just sellel samal saarel Itaalias Vahemeres 2 aastat tagasi siis Fordi meeskonnaga. Just, et kui mõelda seal, siis tõesti see esimene võit oli alles ju 2 aastat tagasi, et neid rallisid ja neid igasuguseid üritusi on vahepeal olnud nii palju, et selline tunne on, et Ott Tänak on aastaid seal tipus, täiesti teravas tipus olnud, aga tõesti esimene võit ainult alles 2 aastat tagasi. Et jah, isegi mäletan, sai seal vastuvõtul käidud pärast, kus oli lennujaama seal VIP-tsoonis, mäletan, oli selline olukord, et seal on 2 sükest suurt ruumi, üks on see põhisaal ja siis on üks selline kõrvalruum ja siis kuna inimesi oli hästi palju, ma pidin seal tööd ka tegema, ma olin läpakaga seal teises ruumis ja siis Ott Tänakule pere tuli vastu, on ju, see väike tütar, kes tal on, jah, kes alati igal pool tema küljes ripub, on ju, kes väga oma isat armastab, siis tema seal natuke ehmus ära selle suure rahva hulga peale ja siis Ott võttis Miia sülle, läks sinna teise tuppadele rahustama ja siis mingi hetk oli selline, et ma avastasin, et selles teises ruumis, kus selles suures saalis oli nagu mingi, ma ei tea, 100 inimest seal võis olla, aga päris palju oli. Olid äkki ise ka seal vist või? Mina olin vihmavarjutüruk. Jah, et ma nagu mäletan jah, et sa olid ka vist seal, igatahes mingi hetk ma avastasin, et seal ühes ruumis oli peaaegu 100 inimest või 50 inimest, mida iganes see ruum oli täis ja teises ruumis oli 3 inimest, Ott Tänaku tütar Miia ja siis mina läpakaga kuskil nurgas, see oli suht selline awkward olukord, aga sai hakkama, sain sealt lõpuks minema hillitud, aga see selleks Sardiinia igatahes, nagu sa ütlesid, meie meestele on häid emotsioone toonud ja loodame, et toob seegi kord. Kallid kuulajad, mul on ka väike tähelepanek, et Raul Oessar on siis õigel ajal õiges kohas alati. Jah. Aga sellest samast sündmusest mul on ka endal väga hea mälestus, et mina olin just seal tööd tegemas ühe poolakaga, keda ma õpetasin ja juhendasin ja aitasin seadistada ja sellel hetkel minu tööpäev oli läbi saanud ja minu lennuk läks sellel ajal, kui oli Power Stage vist käis või ma tõusin õhku siis, kui Power Stage käis ja Otti on veel startinud. Ja siis mina ei saanud ennem teada, kui ma olin maandunud järgmises kohas ja see oli, see oli väga positiivne, kui ma maandusin. Aga ma olin väga kurb ka, et ma ei saanud seda seal tähistada. Aga jah, nagu sa ütlesid, Ott Tänaku 100 MM start, kõik märgid näitavad, või mitte kõik märgid võib-olla, aga suured märgid näitavad, et asi võiks nagu hästi minna ka seekord. Nagu teame, Peep Pahv siis Delfist ja Eesti Päevalehest on Sardiinias komandeeritud ja tema siis uhkeldas siin viimane kord Portugalist naastes, et kas 5 või 7 rallit järjest, kui tema on käinud, on Ott Tänak võitnud, nii et on päris hea selline seeria käimas, nii et loodame, et jätkub. Peep, me loodame su peale siis. Just, aga räägime natuke rallist endast ka, siin enne eetriväliselt natuke arutasime, et suuresti on see sama trassid kogu aeg, mida seal sõidetakse Sardiinias, et väga palju need vahetunud ei ole. Katsed on aastatega tõesti väga sarnased, et vahepeal nad on viinud üles sinna Cagliarisse, kus siis on ka meil ju jalgpallimängija Eestis aga see vahemaa selle Olbia ja selle Alghero vahel oli nii pikk, et see oli nii ebamugav sõit ja seal oli, see oli selline ebamugav sektsioon ja see ralli sai üldse alguse sealt Olbia kandist, mis on siis sadamalinn, et enamus, kuhu need suured laevad nagu sisse jõuavad. Ja nüüdseks ta liikus siis nii-öelda rohkem kui sinna turistilinna ja seal turistilinna lõpu või ääres, seal mere ääres on see ka kuulus, see nii-öelda meie jaoks nüüd kuulus vaatepilt, kus need masinad tulevad sealt mäest alla võimsa tolmupilve sees
aga esimene ja teine päev on üsna ikkagi see klassikalised tavalised katsed ja need on kõik, mida mina siin näen, olen kõike mina neid ka sõitnud. Eks eelmise aastaga võrreldes on no keskeltläbi öeldes, et võib-olla 50-70% on sama, et mingid katsed on tagurpidi, aga enamus katsetel on ikkagi legend on nii-öelda meestel olemas, et nad on kaardilugejad, ma arvan, et on saanud kodus teha natukene ettevalmistustööd, et legendid õigesti just kokku kirjutada õigetest kastidest, et sellepärast sa pead kõik need roadbookid ja asjad ka nagu endale alles jätma, et sa läheksid õige koha pealt ka edasi, et selles mõttes selline väikeste muudatuste tegemine legendi ei ole võib-olla just nagu kaardilugejatel kõige mugavam, nemad peavad õigetesse kohtadesse jätma vabad lehed ja asjad, aga sellegipoolest ralli on äge, seal on kitsas, nagu Jari-Mati Latval ütles, et kui sul on enesekindlus suur, siis sa saad väga hästi seal hakkama ja tegelikult tal on ka selles mõttes õigus, et need kivid seal tee äärtes on ikka massiivsed, osad väiksemad, osad suuremad, et kuhu pihta sa saad ennast sõita, see põhimõtteliselt igale poole, aga tee on ka raske, ta on niisuguse mägise terroaga, et tal on põhi on tugev ja niisugune liivakiht ja on peal, et seal on ka erinevad sektsioonid mõnel katsel, näiteks vist Koiluna Loellel on selline korgipuude vahel niisuguse 5.-6. käiguga niisugune hull loog on üleval, aga seal on õrn selline peenike liiva või niisuguse kruusa tolm on peal, et seal on alati libedam, et kui sa esimest korda tuled nii-öelda metsa vahelt sinna välja, kus on nii-öelda natukene parem pidamine, siis seal on täpselt niisugune situatsioon, et esimesse puusse võid külge ees panna ikkagi suht suure hoo pealt ära. Et see ärgitab kohe ellu, mul on endal väga ägedad ja häid mälestusi sellest kohast. Aga ma ütleksin tähelepanelikult, et esimene päev ma arvan, et tuleb põnev. Homme meil lubab tegelikult või reedeseks päevaks lubab siis 40 sooja kraadi. Probleeme, millest me saame veel rääkida, millest me jälle enne eetrit rääkisime, et me selleni jõuame, aga minul on üks tähelepanek, et ringi 3. katse Tergu Osilal on täiesti eraldi pinnas Sardiinias ja see on selline katse, mis sööb kõik rehvid ära. Ja kui sa hakkad seal kõvasti peal hoidma, siis sa saad väga hea aja teha. Aga selle esimestel aastatel, kui see tuli, siis inimesed pingutasid võib-olla rohkem ja pärast seda, kui katse lõppu jõudsid, siis rehvid olid kõik slikid. Et mina olen sellel katsel sõitnud oma elu parima koha välja, mis oli siis absoluudis 4. aeg siis ja vist 1 WRC oli must kiirem äkki tollel hetkel. Et see on lihtsalt, ma arvan, et see trefi taktika mõistes see on selline katse, mida jälgida, et kuidas sealt see asi välja kujuneb. Jah, et vaatasin, väga palju pikkust sellel katsel tegelikult ei ole, et see oli 13 kilomeetrit või 14 kilomeetrit, aga jah, et nagu sa ütled, siis neid asju, mis seal juhtuda võivad, on päris palju ja see võib päris märgiline ilmselt seal esimesel päeval olla. Et eks näis, mis seal saama hakkab, aga saama hakkas tegelikult juba tänasel testikatsel. Sebastian Ogier sõitis tegelikult kõige kiirem aja välja, aga nägime, et korra lõhkus auto isegi täitsa ära. No ta oli kõige kiirem ja ta oli kõige kiirem, kes ka välja pani. Et esimesena pani ta välja, aga ei saa ainult seda kivi tema kapsaaeda veeretada, sellepärast et pärast teda pani nii Terry Newville sinna kui Elvin Evans, et neid autode lõhkumisi oli esimesel tiirul päris palju ja need katsete vahed just selle shakedownil olid päris suured esimestel läbimistel, et seda oli nagu natukene isegi huvitav jälgida, et kui esimesed 3 venda tulid üsna niisuguses sarnases ajas või nii-öelda Ott tuli läbi 18.0, tema järgi tuli Newville 19.7, et siis vaatasid, et okei, et enam-vähem nagu klapib ja siis järgmisena tuli juba Teemu Sunninen natukene 3 autot tagantpoolt, kes sõitis 10 sekundit kiiremini. Et mis see ralli siis tuleb, et kas seal on tõesti hetkel nii palju puhastamist, et Ogier ütles ju välja, et nagu no chance, sellel rallil ei ole mitte midagi meil teha. Ja samas Newville, kes siis eelmine aasta ammustas ära Sebastian Ogieri järk-järgult ja roomas pärast esimest päeva tagasi talle külje alla ja lõpuks viimase katsel näpistas ära selle võidu, siis tema ütles jällegi, et pole probleemi, siin me tuleme, võidame, näeme. Jah, et see tegelikult tuleb välja, et see Ott Tänaku lükke seal Portugali ralli punkti katsel, kus ta lõpus väikese pidurdamise tegi, oli ikkagi päris tark, et ma vaatasin kusjuures sellest pardakaamerast ka selle olukorra nagu üle, et kuidas nad lõpus seda nagu tegid, et oligi umbes, ma ei tea, 100 meetrit enne lõppu seal Martin Järve hakkas lugema sekundeid, et 31, 32, 33 ja Tänakul ilmselt pärast seda pikka katset ta teadis, mis oli, ma ei tea, Ogier aeg, eks ju, oli selle pähe õppinud endale sekundi pealt ja siis lihtsalt selle järgi tegi väikse pidurdamise
ja läks üle finišijoone, et väga noh, vahel ikkagi on nagu täiesti muljetavaldav, millise sellise mõttekapatsiteediga need rallisõitjad on tegelikult seal katse ajal, kui sul on sul on põhimõtteliselt elu ohus, on ju 10 minutit järjest, iga väike eksimus võib tähendada väga suurt avariid, eks ju, aga samal ajal sa suudad ka selliste asjade peale nagu mõelda, selliseid asju meeles pidada ja ma ei taha 2 nädala pärast sardiines avada. jah, et see vägev, müts maha, ausalt. Võimas tõesti, et hea on vaadata tegelikult, kus kõiki õlekõrsi ära kasutatakse ja siin kohe rahva arvamusele toetades siis, et võib-olla peaksid meeskonnad need mängud ära lõpetama, et siis proovi sa autos selle meeskonna mängu ära lõpetada, et see oli ju tema otsus. Ja selles mõttes keegi ütleks, aga ta oli ju kõige kiirem, ta oleks pidanud alustama, aga ta oli natukene targem ka. Ei selles suhtes, et võttis lihtsalt karistuseks endale, andis mõned MM-punktid ära ilmselt, jah, et me ei tea muidugi, mis ta aeg oleks olnud, ilmselt oleks kõige kiirem olnud, kui ta oleks finiš tulnud täiskaasiga, aga see selleks, eks me seda hakka nägema, mis hakkab Sardiinias saama, aga üks asi, mis tegelikult Portugalist jäi ikkagi Toyota puhul selgelt selliseks küsimärgiks, ohumärgiks, olid need amordi probleemid, eks ju, mida me nägime nii Chris Meegi Latvala puhul vist ka ja Tänakul ka ju tegelikult, et väidetavalt lugesin ühest rallifoorumist, kirjutati, et need amordi probleemid, amordi ülekuumenemine ja seetõttu see vedelik või õli, mis seal sees on, see kadus ära ja kuna need on ju seotud rallid omavahel, siis nagu ma olen aru saanud, siis need amorte ei saa nagu täiesti vahetada, et sa pead nende samade amortidega tulema ka Sardiiniasse ja kui sa ütlesid, 40 kraadi tuleb sooja homme, siis see ei kõla hästi lihtsalt. Kui ma homologatsiooni vaatad amortidel, siis amortide homologatsioonis on kirjas, milline see amort peab väljast välja nägema. Tegelikult sisu sa võid kõige muuta ja ümber teha, aga see välimine pilt, see peab sarnaseks jääma, et sisu, see ongi nii-öelda see tehnoloogia, mida meeskonnad võib-olla üksteisele ei avalda, sellepärast et see amortisatsioon on üks väga, väga tähtis osa selles autorallis, et selle peale, selle sisu peale neil on võimalik on seda vahepeal ümber ehitada, aga kui selles mure on mingis kestas, siis see kindlasti on nagu natukene hapram, aga ma usun, et nad on saanud oma mure lahendatud mingile tasemele ja ma ei taha üldse isegi seda nagu mõelda, et see võiks sarnane mure jälle nagu olla nendel sõitjatel, et eelmine kord tuldi väga hästi toime, Ott sai sellega suurepäraselt hakkama, aga õnneks tal kukkus nii-öelda see katse lõpupoole ära pärast seda, mida oli ka tingitud väike väljasõit ja ütleme, et sellel hetkel oli ka, et tegelikult oli õnne oli sellel hetkel ka. Just, et õnne peab siis ka Sardiinias olema, õnne peab rallispordis alati olema, aga räägime natuke veel rallist, et Sebastian Ogier kriitika Andrea Adamo pihta, mida me eelmises saates pärast Portugali ei saanud kajastada, sest seda ei olnud veel sel hetkel sündinud. Et pärast seda Portugali rallit pressikonverentsil siis väitis Ogier, et Hyundai tegelikult plaanis teha siis veel nii-öelda julmemalt või veel sellisemalt kavalamalt seda meeskonna mängu, et seal viimase päeva lõpus oli siis väidetavalt Adamo plaan selline, et Sordo, kes startis ju Neuvilli ees, seal väga tolmusel katsel oleks jäänud kohe seisma, oleks Neuvilli mööda lasknud ja siis pärast Neuvilli uuesti rajal läinud ja seetõttu siis mis oli selle just põhiline asi oli see, et Neuvill oleks saanud sõita tolmuvabalt, eks ju, sest me nägime seal 2-minutilised stardiintervallit vist, kui ma õigesti mäletan, et need olud olid ikka päris rasked seal ja see oleks päris suure võidu andnud Neuvillile ja teine oleks siis Neuvilli lähimat konkurenti Chris Meeki omakorda seganud sellega, et ta oleks pidanud sõitma seal tolmu sees, et see mida sellest kõigest üldse arvata? See nagu igal pool olen lugenud, kuulnud, et see on nagu see koht, kus inimestel läheb nagu see meeskonnamäng nagu üle piiri. Hetkel on see point, et Ogier vist ütles ka siin kas eelmise etapi lõpus või siis ka siin vahepeal, et praegu on see hetk, et kas sa oled tiitlimängus või sa kaotad tiitli. Et siin seda on kõikidelt meeskondadelt juba näha ja kõik kasutavad juba mingeid järgmisi kaarte saama, Ott pidurdamisega, Hyundai puhastamisega, et tal on toetav faktor olemas,
Ogier võib-olla siis psühholoogiliselt nagu hakkab ähvardama mingit teist, et kajastab nagu meediat ja kes hakkab siis nagu vaenulikkust hakatakse üksteise vastu tekitama, et see ain näitab seda, et see asi on nii pingeline, et seda ei juhtunud, see on kõik spekulatsioon, meie võtame seda spekulatsiooni mehe käest, kes on võib-olla tema kuulis seda või võib-olla talle ütles seda keegi selliselt, et teda nii-öelda nagu närvi ajada, et see, kus see tõepõhi lõpuks seisneb, seda ei oska öelda. Samas siin mingi uudiste väljaanne oli ka, kuidas ütles Adamo, et ta pigem ei valetaks, et selle peale ta ei hakka midagi rääkima. Et seda tõde või seda vale võib igal pool olla. Et meie pealt seda autentset nii-öelda vastust sellele öelda, et kas see on õige või kas see on vale, nii kaua kui seda tehtud ei ole, et sellest on ainult jutt ja tegelikult gossip, millest me kuuleme, et siis raske on hinnata, küll aga see lüke, mida ta mõtles, see oleks on natukene kuri. Seda ma nõustun, et selles mõttes, et see 2-minutiline vahe ja kellelegi teisele nagu sa lihtsalt jäädki rohkem tolmu tekitama, siis see oleks ajanud tema frustratsiooni ja tegelikult võib tekkida nendest kohtadest väga lihtne õnnetusjuhtum, et sa ei näe tolmu sees, et tolm on üks kõige ebamugavamaid asju lisaks udule. Aga no selles suhtes, et sellest paberi peal võidu sõitmist me oleme rääkinud, kui oleks Miik ju sõitnud Neville'i ees, siis ilmselt Neville'il oleks ju antud mingisugune nii-öelda notional time, nagu inglise keeles nimetatakse seda, et oleks pandud talle mingisugune aeg lihtsalt, sest noh, see ilmselgelt ei ole ju ausad tingimused, kui Miik peab sõitma sellistes oludes, kus tal on, ma ei tea, minuti kaugusel on järgmine auto ees, et noh, seal on nii palju neid erinevaid külgi, aga noh, selle puhul, kas see on tõde või ei ole tõde, et Adamo on midagi sellist plaanis, siis mul on ikkagi päris konkreetne tunne, et see ikkagi midagi seal taga oli, sellepärast et kui küsiti Adamolt pärast seda Ogier väidet ju selle sama asja kohta, et kas see vastas tõele, siis noh, tal oleks olnud väga lihtne see asi lihtsalt ümber lükata. Midagi sellist ei ole olnud, ma ei tea, millest ta räägib, ta mõtles midagi välja, aga selle asemel ta lihtsalt ütles, et ta ei kommenteeri seda. No, aga see on jällegi mäng. Sellest samast hetkest on see mäng, et ta ei lükanud seda ümber ka, et see jäi kellegile jälle kuklasse hõõruma, aga mida nad siis järgmine etapp veel teevad, et kõik hakkavad nagu muretsema seljataguse pärast ka. Ja no, see on võib-olla natukene ka itaallaste käekäik, et kui sa ajaloost tagasi lähed, vaatad, mis on juhtunud siis itaallaste juhtimise all rallimaailmas, siis on tehtud nii igasuguseid erinevaid vingerbusse läbi aastate. Ja eks see itaallane seal eesotsas ta on süke, rasmahhi täis ja julgeb otsuseid teha ja võib-olla see on hetkel tegelikult meeskonnale on see hästi mänginud, sest nad on ju liidrid ja liigub selles õiges suunas, neil on kõige tugevam meeskond ja kui nad selle meeskonnaga ka ei suudaks tiitlit ära võtta, siis on tõesti raputa või tuhka pähe või ütleme, et ta ei saa see ka endale seda lubada, see tema töökoht võib täpselt samamoodi olla tingitud selle aasta tulemus. Ja Adamo ütles muidugi ka, et teeme vajadusel kõike lubatud ka Sardiinias, eks ju, ehk seesama, mis sa ütlesid, et on nagu kõik kiki varrukil, et mida ta nüüd järgmised ette võtab, aga selle lõpetuseks Soome meedias vist toodi välja, et äkki Ogier sai niimoodi teada, et Hyundai enda, ma ei tea, kas töötajad või rallisõitjad on nagu sellest Adamo igasugusest trikitamisest ja selle eetilise ja mitte-eetilise piiri peal tantsimisest nagu väsinud või tüsinud, et tahavad nagu talle ka mõistust pähe panna ja seetõttu nagu lekitsid selle Ogier'le, et ütlen seal kogu situatsioonis, et on nagu siuke seebiooper tegelikult. Spekuleerida võib igast otsast seda asja, kus on tõde, me ei tea, Jaan sellest rääkida, aga vaatame, mis see ralli toob, kas nad teevad mingeid liigutusi, vangerdusi, mis liigutusi, vangerdusi tehakse, võib-olla hoopis teeb keegi teine, aga kõikides kuklates praegu põleb tuli, kõik vaatavad nii ette kui taha ja nii paremale kui vasakule, sellepärast et mina ütlen, et üks kõige hirmsamaid asju pärast, kui ma võitsin esimese MM-i Rootsis, minu jaoks kõige hirmsam asi oli sõita Service Pargist Karlstadi poodiumile, sellepärast et kui midagigi juhtub tee peal, keegi jobu keerab ette või mingigi juhus, mis ei ole sinust ka tingitud, siis see oli lihtsalt nii närvesööv, et katse peal nagu 180-ga sõita ei ole üldse selline küsimus, kui sõita avatud liikluses kõikide inimestega.
no vot, aga noh, kui rääkisime, mis on tõde ja mis ei ole, siis tõde on kindlasti see, üks asi, mis me teame edasi minnes, siis Teemu Suninen on mees, kes vahetas kaardilugejat, siis selle ralli eel edaspidi siis Marko Salmineni asemel istub tema kõrvale Jarmo Lehtinen, kes on siis endine Mikko Hirvoneni paarimees. Täpselt nii ja tõde läheb sealt veel edasi, et tagasi on Norra mees Andres Mikkelsen Anders Jäägriga, kes siis asendab, nüüd ma ei teagi, kumba pidi peaks keda asendama, igal juhul tema asendab seekord Sebastian Loebi, kes siis läks suvepuhkusele, nagu ma saan aru, sellepärast et Soome teda ka oodata ei ole või ta Soome vist tulla ei taha, kus on ka veel, eks näha, mis uudised seal liiguvad, aga võib-olla Soomes näeme ka mingit uut noort sõitjat selle auto roolis. Ja viimaseks meheks, kes siis on tagasi tulnud paadinumbriga, on meil kes, Raul? Juho Hänninen. Juho on tagasi. Seda Hännineni tegutsemist on ka päris huvitav ilmselt vaadata või näha, sellepärast et Toyota testisõitja ta on, selle üle, miks ta seal Sardiinias on päris palju spekuleeritud tegelikult, et on siin pakutud, et äkki Toyota tahab talle lihtsalt sellist väikest motivatsioonipaketti pakkuda, et oled meil siin head tööd teinud, et mine vahepeal siis sõitma ka, saa nagu seda päris asja uuesti tunda, samas ilmselt on selge, et mingisuguseid juppe ta seal testima hakkab ja eksperimentaalralli siis tema puhul. Jah, tundub küll ja kus parem seda teha, kui ühel kõige karmimal etapil tegelikult. Ja tuletan meelde, et meeskonna punktide peale tema ei pretendeeri, ehk on teoorias ka selline variant, et tegelikult Mäkinen saab talle ka öelda, et kuule, jää seisma poole katse peale ja midagi see temale ju niikuinii meeskonnale punkte ei too, et lihtsalt selle Adamo teema juurde tagasi tulles, siis Toyotal oleks justkui nagu lisakäik kuskilt tuua ja selline jokker lihtsalt kaardipakist, et meil 4. auto ka, et me võime sellega teha, mis me tahame. Ja see auto on isegi üsna värske Eesti numbritega SP 1002 ja sellega on tehtud ainult 3 etappi. See on ka vana maailmameistri Markus Grönholmi auto, millega ta sõitis siis Rootsis see aasta ja selle autoga on veel ühe korra sõitnud Takamoto Katsuta Soomes SM Idarallil, kus ta tuli võitjaks. Et see on üsna värske pill ka veel. Et arvatavasti nad uusi juppe proovivad just selleks Sardiiniaks, radikad, ülekuumenemised, amordid, tihvrid, kõik need, mis on problemaatilised, sellepärast et suurtel sõitjatel neil proovida ei saa, et see testikulu on muidugi päris suur, aga see tingimused, kus ta neid testib, on sarnased nendele siis võistlustingimustele, mis annab tegelikult väga hea pinna järgmiseks aastaks. Ja nagu sa ütlesid, ilmselt ka selles suhtes on see nagu kaval käik, et sa testipäev ei raiska selle peale, aga sa saad 3 päeva ju väga rasketes ja päris tingimustes neid asju katsetada. Jah, sellepärast, et testida nad saavad ilma päevi kasutamata oma ümbruses või neil on kindel nagu testipaik, kus nad võivad siis sõita nii palju, kui nad tahavad, et soomlastel, kuna see on registreeritud sinna Üvaskülasse, siis nad Soome ralliks on kindlasti väga hästi ette valmistunud, samal ajal kui Ford on registreerinud Inglismaal, et tema saab seal metsade vahel testida, et see on nendele hea, et siin Citroenil on oma asfalti siuke kompleks rohkem vist ja tal on mingi kruusasektsioon ka, kus seda ma ei ole muidugi näinud, aga Hyundai'l on Saksamaalt, ma isegi ei tea, kus nende see kompleks on, aga kuskil nad kõik seda tegema peavad ühes kindlas kohas, et mitte päevi kulutada, et autot edasi arendada, et kõik, mida nad teevad riikides, Portugalis, Hispaanias, enne võistlusi, et need lähevad testipäevadena arvesse ja testipäevade arv on limiteeritud aasta peale. Just nii et eks näeme, mida Hänninen seal tegema hakkab, kas ta pretendeerib mingitel katsetel ka kõrgetele kohtadele või mitte, pigem arvan, et pigem mitte, aga mine tea, võib-olla saab mõne niisuguse eksperimentaalse jupi alla, mis paneb ta auto kohe väga kiiresti sõitma, aga eks selliseid asju vist väga tihti ei näe, aga siis on juba järgmine asi, siis tuleb FIA hakkab kontrollima, et mis jupid siin täpsemalt all on, et seda sa pead suht balansis vist hoidma. Jah, dopingut tarvitada ei tohi mehaaniliselt. Tommi Mäkinen ütles siin paar päeva tagasi välja, et on kohe valmis Tänakuga lepingut pikendama. Andku minna. Kes ei oleks. Küsimus on just see, et kellega Ott tahab lepingut sõlmida. Mitte, et kes tahab pikendada või kes tahab sõlmida. Ma arvan, et see on kõik tema kätes. Arvad, et kas number 1 prioriteet tema jaoks on
mingisugune konkreetne meeskond, raha, midagi kolmandat? Ma ütleks, et Ott Tänaku number 1 meie eesmärk on saada järgmiseks aastaks auto peale number 1. See ja see hõlmab siis seda meeskonda, kes teda praegu aitab, kui ta see ja taustajõudu, kõiki asju, et see ei ole nii-öelda üksikmäng. Et ma arvan, et ma ei taha Otile sõnu suhu panna, ma ei tea, mis tal peas on. Ta on selles mõttes hästi nii-öelda tagasihoidlik endasse, et ta ütleb siis, kui seda vaja on ja me saame kõik selle teada täpselt siis, kui õige hetk on. No lõpetuseks veel siin paar sellist kohustuslikku teemat ka, Rally Estonia, mis seis sinul on, oled praegu sõitmas või mitte? Rally Estoniaga pigem hetkel tundub, et mitte. Ma olen käinud siin mõne potentsiaalse sponsori juures seda arutamas, aga need rahalised summad ühekordseks evendiks ei ole see samamoodi, kui ma teeks linked evendi, näiteks Rally Estonia ja Soome MM, mis oleks kindlasti nagu endale kasulikum, siis oleks võib-olla rohkem võimalust, aga eks toimetamist on viimasel ajal on nii palju, et ei ole jõudnud väga palju selle ralli sõitmise peale panustada, eks ma vaatan vaikselt, kuidas see kulgeb. Hetkel ei saa öelda, et kõik oleks veel läbi, eks ma natukene veel otsin ja kui tekib võimalus, siis ega auto mul on enam-vähem välja otsitud lihtsalt, et kui võtit on vaja ka keerata millegi eest. Ja 30 juuni siis tuletan meelde ka meie kuulajatele on siis Delfi rallipäev Ott Tänakuga Tallinna Lauluväljakul ja siis see on ka üks väga huvitav asi, mida me siin jälgima hakkame. Karl, sina ka eelmine aasta ju käisid seal, kas oli äge? Oli küll, väga äge oli. Sündmus oli tehtud suhteliselt suur, inimesi oli palju, nii Tommi oli kohal, oli tuttavaid nägusid, oli väga palju kohal, autod said lähedalt näha ja pluss Ott, seda oli väga mõnus vaadata, kuidas Ott mängis selle nii-öelda VRC-ga seal lauluväljaku ees, et see heli ja see rehvi põlemishais ja see kütus, see on lihtsalt nii mõnus kõik, see on nagu pühapäeva hommik. Et see tegelikult tasub minna vaatama ja lisaks on seal ka siis väike mõõduvõtt Otiga Krossi kartidega oli vähemalt eelmine aasta, see aasta ma usun, et on sama süžee, et on kohalikud sõitjad ja isegi kuuldavasti tuleb Tani Sordo sinna kohale Otile tagatulesi äkki näitama, aga selle saab kõik teada siis 30. juunil, kes jääb peale ja kes on kõige kiirem. Just nii et tasub oodata, aga läheme siit Betsafe'i koefitsientide juurde ka. Betsafe, meie hea toetaja, on siis järjekordselt ralli eel väga mitmed eri kategooriad välja pannud. Ott Tänaku katsevõitude arvule saab näiteks panustada siin üle 3,5 on koef 1,28 ja väärtus hakkab seal tulema üle 5,5, 1,9, üle 6,5, 2,85, 19 kiiruskatset on Sardiinia rallil kokku kavas, nii et see üle 5,5 näiteks, mille koef on 1,90 ei tundu üldse halb panus või halb mõte. Ja ralli üldvõidu peale Ott Tänak 2,22, päris okei koefitsient isegi, üle 2, väga tihti minu mäletamist mööda isegi ei ole neid Ott Tänaku võidukoefe olnud. Järgmised mehed Neville 4,25, Ogier 6,50, Miik ja Latvala mõlemad 9, Sordo 10, Evans 12, Lappi 20, Suninen 17, Mikkelsen 15. Ma arvan, et isegi Ott Tänaku see kõrvale jättes, siis Terrino Villi 4,25 tundub ka päris magusa väärtusega, arvestades näiteks ka seda, kui hea ta eelmine aasta seal tõepoolest oli Sardiinias. Jaa, minu jaoks isegi magusam väärtus võib-olla on Jari-Mati Latvala. Ja tegelikult mul on usku Esa-Pekka Lapisse, hüva EP, see mees tuleb sealt tagant vaikselt, et võib-olla päris võitjaks teda ei paneks, aga hea on vaadata just Betsafe'il neid koefe, kus näiteks Esa-Pekka Lappi 3 hulgas ja eelmine aasta oli ta tegelikult 3. ja poodiumil, et see on natukene, sa pead olema sellel etapil väga kiire, julge ja enesekindel, samas sa pead olema ka tark, sellepärast et see etapp on vaja lõpetada ja lõpuni sõita, et sellest tihtipeale ei ole, et sa kõige kiirem oled võitjana, sa ei pruugi sealt välja tulla, sellepärast et kive ja asju tee peal on ikka päris palju ja olen isegi kokku puutunud sarnase situatsiooniga, kuidas juhtisin seda rallit 2014 ja viimasel katsel Matjuga siis kukkus lihtsalt amort kannust välja ja mul ei olnudki mitte midagi muud teha,
pidin selle päeva katkestama, sain 10 minutit trahvi ja jätkasin järgmine päev uuesti. Et ehtne näide jällegi seda, et kõike võib juhtuda, aga isegi mitte sinust endast tingituna. Et need eripanused, aga no tänaseks õhtuks, kellel on kiire mõtlemine, soovitan oodata ära startlisti, et näha, et hetkel ma ei oska öelda, kumba pidi nad Itiri areenale peale lähevad, mis on selline rallikrossi katse, esimene katse siis täna õhtul avatakse ja koefid sealt algavad üldse 3,5 Ott Tänakule ja lõpevad siis vähe suurematena, et tegelikult kui sa suudad seal selle ennustaja ära võtta, näiteks Sebastian Ogier, koef on 6, et kui ta esimesena rajale ei lähe, kui seal tuleb pööratud järjestuses, siis see on, ütleme need, et tasub silma peale hoida. Just, ja minule selle top 3 juurde tagasi tulles, siis sama Esa-Pekka Lappi 7 on koef, et jõuab esikolmikusse ja see on ikka, eelmine aasta oli 3. Esikolmikusse 7, et tasub panna mingisugune summa sinna peale küll, hoolimata nendest Lappi. EP on niisugune vend, et ta mõned aastad tagasi seal Sardiinias viimastel katsetel tal sõitis Škodaga ja ta sõitis Škodaga sellise aja välja. Äkki see oli siis, kui see oli 16, ta sõitis Škodaga viimasel katsel 7. aja välja ja võites, ütleme need, et ta oli ikka väga, väga võimas sellel katsel. Ütleme need, et ma ei oska midagi isegi sinna lisada, esimesel läbimisel ta oli Sordost kiirem, kes sõitis Vertsuga ja ütleme, et tal on Sardiinias on tal jõudu, et kui ta püsib ilusti kivide vahel, siis kõik on võimalik. Aga aeg pressib peale, läheme kiiresti ka kuulajate küsimuste juurde, võtame ühe küsimuse seekord ja küsib siis nimi on jäänud kuskile kinni, aga küsimus on siis selline vähemalt, et kas WRC ajaloos on kellegi läinud sellepärast sõita aia taha, kuna kaardilugeja pole suutnud lehte piisavalt kiiresti vahetada või kaotab lihtsalt järje. Või ma ise lisaks juurde, et ma olen näinud vahel neid kaardilugejate märkmeid, et need on mingisugused kanajalad lihtsalt seal keset seda, et kas vahel on lihtsalt, et ei saa aru ka, mis sa oled ise sinna kiirelt pastakaga kirjutanud. Ikka õhtul kontrollid kõik legendid ka kodus üle, et käid lehaaval üle ja kui sa vaatad neid, siis see peab olema ikkagi korrektselt ja selgelt. Matu oli imeline vend selles osas, et tema oma vasaku käega kirjutas, et kui mina vahetasin ka paremaga kätt, et isegi vahepeal, kui mina läksin talle pihta küünarnukile, siis sa vaatad seda legendi, et see oleks nagu mingi vend oleks just kirjutanud nagu eksamit koolis, emakeele eksamit, ilusti suured paunad väga selgelt, aga ka legendidel nad märgivad üles nurka. Mitu lehte on katsel ja mitu lehte on minna. Ja siis kuskil nurgas on veel kilomeetrid, et mingid boksid, et kui palju või kus sa täpsemalt oled. Ja eks vastus küsimusel on see, et muidugi on läinud aia taha. Et eks vahepeal ikka kaob legend ära, kui sa keerad 2 lehte korraga. Eks sa pead kaardiluga peab ka kõiki neid sektsioone ja nurke sealt jälgima ja vahepeal, et kui on kuskil väga kuiv või kui nii-öelda katse alguses nad võib-olla vahepeal teevad näpumärjaks, et saaks nagu selle ainult 1 lehe kätte, et sa ei võta 2 lehte, et katse teises pooles juba kõik käed on täitsa higised nii ehk. Vot, selline vastus siis sellele küsimusele, aga aitäh, et olite meiega. Järgmine 6. käik siis eetris juba homme õhtul. Täna 4 päeva? Jah. Homme. Homme õhtul, jah, kui reedene päev on siis Sardiinias sõidetud. Kuulata saate meid ikka Delfi taskust, erinevatest kõikvõimalikest podcasti rakendustest ja tulete meelde, et kui teil meil küsimusi on, siis saatke need meili aadressil 6kaik@delfi.ee. Nii et kohtume siis homme õhtul. Täpselt nii, kohtumiseni. 6. käik podcasti tõi teieni Betsafe.